Nii, aeg on teha juttu meie nädala tegijaga ja konkurentsitult võitis selle nädala tegija auhinna endale 34-aastane Thamsanqa Yantier, kes oli siis Nelson Mandela mälestusürituse viipekeele tõlk, kes sõi siis 3 tundi kõige kõvemate meeste kõrval ja naiste kõrval, Barack Obama ja nii edasi kõrval, ja siis tõlkis viipekeeles kogu nende juttu maailma rahvale. Ja tuli välja tegelikult, et 34-aastane viipekeeletõlk Thamsanqa Yantier ajas lihtsalt soga, lihtsalt niisama vehkis kätega ja mitte midagi ei rääkinud. Kuigi on ta vabanduseks öelnud hiljem, et ta oli väga ohtlikus olukorras, ta pruudis ennast kontrollida ja toimuvat maailma eest varjata, et ta nägi hallutsinatsioone ja kõnede ajal kuulis oma peas hääli. Uurisin natukene tausta veel, näiteks sellist asja, et selline väga tõsine portaal nagu Avanejad, kus üks vaimugeodeet ütleb, et Mandela mälestusteenistuse viipekeeletõlk kasutas muinas-eesti ürgset viipekeelt ja igasuguseid muid väga huvitavalt on defineeritud tema käitumist, aga see kõik selleks me oleme helistanud mehele endale, Thamsanqale, Lõuna-Aafrika Vabariiki, et küsida tema käest kõik asjad täpselt järgi. Tervist! Hallo? Tere! Tegin teile siin viipekeelse žesti, võib-olla saite aru, see rahvusvaheline tervitamise märk. Tegin selle praegu teile käega. Jaa, sain aru küll. Väga hea. No rääkige, Thamsanqa, natukene võib-olla alustuseks endast, et kuidas viipekeeleni jõudsite ja kuidas, kas te ise kuulete üldse? Kas on oluline see, et ma räägin teile siis nii, et te saate aru või ma teen siin viiplen? Te võite viibelda ka samal ajal, meil on ka siin veebikaamerad, ka siis need inimesed, kes ei... Viipekeeleni ma jõudsin eelmise aasta kevadel. Tegelikult varem töötasin slummis, nii-öelda väikese, mul oli business, müüsin inimestele head tuju. Head tuju ja pisukest sõltuvust. Aga otsustasin, et aeg on millegi intellektuaalsema peale üle minna ja siis hakkasin viiplema. Ja olen tõusnud nüüd Lõuna-Aafrika viipeühingu ridadest märksa kõrgemale ja valitsus on mind palganud ametlikele üritustele tõlgiks ja tegelikult see ongi kogu minu edulugu. Mis siis on, kas see vastab siis tõele, et te tegelikult ajasite seal jama või te tõesti kuulsite mingid hääli, nägite hallutsinatsioone, mis siis teie kõne nii-öelda siis tegi katkendlikuks, tegi viipe uduseks või kuidas öeldakse, et rahvas ei saanud teist aru või tõesti te kasutasite mingit ürgset viipekeelt? Jah, no vaadake, esmalt ma ütlen see, et kes ütleb, et ei saanud midagi aru. Need on vaenlased. Need on muidugi Mandiba vaenlased, valged inimesed, kes tahavad meil Lõuna-Aafrika Vabariigis apartheidi taas kehastada. Et selles on asi ja kindlasti minu viiplemine ei ole mingis muistses keeles. See on ikkagi tavalises afrikaani keeles. Afrikaani viibe oli see? Afrikaani viibe ja lisaks sellele ma tahan öelda seda, et katkendlik. Mis tähendab katkendlik viiplemine? See äärmisel juhul ma kokutasin pisut. Aha, see on ka võimalik viipekeeles? No loomulikult, proovige ise, tõstki käsi ülesse. Nii. Ja öelge nüüd tere inimesed viipekeeles. Nii, tere inimesed. Aga nüüd proovige niimoodi, et seda, kui öelda tere, siis sa tõstad kõverdatud sõrmedega käe, rinna ja näo eest üles, aga jäta see käsi lõua juures korraks seisma. Ja nüüd tõsta edasi. No võt, ei tulnud praegu välja. No võt, kokutasid, see on sama hea, kui tere,
näed. Okei. No see on apseks, mul ei ole sellist avaliku esinemise kogemust väga palju, et... Nii et andke andeks. Aga tegemist ei ole ka ürgse keelega ega hallutsinatsioonidega, ega see ei ole üldse tähtis, jah? Hallutsinatsioonid, tegelikult, vaadake, käivad asja juurde, sest et ega kuidas sa tõlgid? Sa pead ju, tõlkimine käib niimoodi, et inimene räägib oma emakeeles ja sina, kes oled tõlk, sa pead samal ajal kuidagi saama selle tema peast juba varem need laused kätte. Sa ei saa ju hiljem tõlkida seda mõtte sassi ja tuleb juba uus peale ja mul on köha. Ja siis sul on vaja kuidagi nagu need mõtted sassi või peast kätte saada varem. Selge. Tuleb katsetada, kes saab muidugi ürgselt, kuidagi hakkab, mina panin lihtsalt narkoosi. Jah. Nii on kõige lihtsam. Selge. Nii on kõige lihtsam, siis sa saad kohe kõik mõtted teada ja kui sa tahad, ma võin öelda sulle Obama uusaastakõne ka ette ära juba, ma tean seda ka. No hetkel vist ei ole seda vaja, jätame selle üllatuseks. Äkki te siin ma küsiks tegelikult enne lõpetamist veel sellise asja, et te valdate veel mitmeid keeli, te valdate ka pimedate keelt. Ma valdan lisaks pimedate keelele, valdan diabeetikute keelt. Tunnen universaalset HIV keelt. Lisaks sellele võin rääkida vabalt tuberkuloosis. Palun, kas soovite? See käib köhises. No öelge. Ütlesin head uut aastat kõigile. Head uut aastat põhjapoolkeral kõigile. Ütlesin universaalses tuberkuloosi keeles. Suurepärane, aga... See on väga oluline, sest tänapäeval ma ütlen, et kui räägitakse tulevikus maailma ühendavatest keeltest, et see võib olla hiina või inglise või afrikaani keel, vale puha, see on universaalne haiguse keel, sa räägid haiguses. Iseendas nagu tood välja need nüansid ja tendentsid kõik. Mul praegu hakkab hoog peale tulema. Kas teil tuleb üks lauluvõistlus varsti? Tuleb. Ma ütlen võite ette ära, aga ma ütlen viipekeeles, siis te ei saa võib-olla kohe seda avalikustada. Võidab see. Näe. Nägid või? Nägin. Vot nii läheb. Pane nüüd kinni, pane lugu peale, siis hakkab võistlus. Aitäh teile, Tšamsanga ja ilusat teile ka.